räägitakse palju, et kõik tahavad areneda, aga juhid ütlevad, et ma küll ei näe, et mu tiimis kõik nagu areneda tahaksid. Et ei pingutata, ei taheta väga uusi eesmärke võtta, pigem nagu mugavustsoonis. Ja siis mul hakkas tekkima mõte, et äkki ei ole asi selles, et inimesed ei taha või ei tahaks kasvada, vaid mõnikord ka selline lingvistika mõjutab väga-väga palju. Ja kui asendada sõna areng sõnaga edu, et siis tegelikult pilt muutub. Sest et ükskõik, mis tööd sa teed, sa võid väga lihtsalt tööd teha, olla kuskil valvur, sa võid olla liinitööline, sa võid olla sekretär, sa võid olla müügijuht, sa võid olla ettevõtte juht. Me kõik tahame tegelikult edukad olla. Me tahame oma eluga ja oma ülesannetega hakkama saada. Ja edu siin ei tohiks käsitleda millenagi, mis on sellises nagu ühiskondlikus mõttes edu, et võt, ehitan firma üles 10 aastaga, nüüd mina olen nagu edukas. Vaid edu selles tähenduses, et mul on mingisugused oma eesmärgid ja nendega ma saan hakkama. Ja kui me hakkame nagu mõtlema, et kuidas me oleme üles kasvades teada saanud, kas me saame oma eluga hakkama või ei saa. Et kust me oleme saanud seda tagasisidet, et teha vajadusel ka selliseid õigeid korrektsioone. Kodus vanemad ütlesid meile seda ju. Väga kiiresti kuulsime ja mõni vanem oli sellest parem, mõni halvem, mõni keskendus rohkem kriitikale, kindlasti on ka teie hulgas inimesi, kes on väga sellist positiivset, armastavat tagasisidet saanud, aga me väga hästi teadsime kodus, kust lähevad piirid. Me saime seda tagasisidet. Koolis hinded ilmselgelt ju. Et hinne ongi meile objektiivne tagasiside ja mõnikord tuli sinna subjektiivne tagasiside juurde. Kui me oma isiklikus elus mingite hobidega, huvidega tegeleme, siis me saame tagasisidet, areng on selleks. Me näeme, me saame milleski paremaks, me õpime uusi asju ja meil ei ole mitte midagi selle vastu. Spordiga tegeldes me kogu aeg saame tagasisidet. Kui võtame näiteks sellise natuke nagu absurdse näite, et sul on näiteks korvpallimeeskond ja on aasta kõige olulisem meistritiitli matš. Meeskond läheb väljakule, pallid lendavad mõlemas suunas, korvid tulevad ja siis sa oled mängija seal ja vaatad tablood ja avastad tabloo on rikkis. Sa ei tea, mis seis on. Ja hõikad treenerile kuskil väljaku kõrval, kuule, mis seis on? Ja treener ütleb, et lõpus ütlen. Praegu pane lihtsalt nagu maksimum endast. Okei. Poolaeg, riietusruumis. Treener karjub närvist, pingutage rohkem, kaitsesse rohkem, rünnakut rohkem. Küsid, mis seis on ees või taga? Lõpus ütlen. Praegu lihtsalt pinguta. Ja sa võid juba tunda, ma ei tea, mille nimel nagu motiveerida ennast kas nagu rünnakusse või kaitsesse. Mäng saab läbi riietusruumis meeskond ja juht ütleb, et ühega saite kotti praegu ajuks. Ja sa mõtled, et ühega, nagu varem võinud öelda, et ühe oleks ikka välja pigistanud. Et ma arvasin, me oleme nagu 30-ga taga. No, meil on nüüd arenguvestlus, ma räägin teile ära, mis valesti läks. Järgmine aasta teete kõvasti trenni, pingutate. Aasta pärast on meistritiitli matš. Pingutate jälle, saate jälle proovida. Võid küsida, kui efektiivne selline tagasiside oleks. Aga kahjuks väga-väga paljudes organisatsioonides on umbes selline süsteem, et tagasisidet tegelikult inimesed konstruktiivselt väga palju ei saa ja ma ei räägi siin tagasisidest kui kriitikast, vaid just nimelt ei suhelda teatud teemadel, ei ole jooksvaid neid kohti, kus juht annaks konstruktiivselt, turvaliselt võib-olla töötajale tagasisidet viisil, mis töötajad tõstaks. Töötaja saaks anda juhile tagasisidet viisil, mis nagu teda tõstaks. Kolleegid saaksid oma vahel tagasisidet anda, mis neid tõstaks, et me teaksime, kuidas meil läheb, sest lõppkokkuvõttes me oleme justkui sama asja nimel siin väljas. Lõpuks me peaksime justkui olema kõik huvitatud sellest lõpptulemusest, aga selleks, et see lõpptulemus saaks tehtud, meil ju on hädavajalik teada, kuidas läheb, sest muidu me ei tea, kuhu oma rõhku panna.